Tere, Jevgeni! Tere, Üle! Kuidas täna läheb? Alati hästi. Kui kaua sina oled nüüd Eestis elanud ja töötanud? Kui kaua sa oled Eestis? Ma elan möödunud aastal aprillist. See on mitu kuud? Mitu kuud? 9 kuud. 9 kuud. Kas te olete 9 kuud siin elanud? Ja. Te tulite ju juunikuus või juulikuus? Me tulisime koolitusse. Me kolisime Eestisse. Ma kolisin aprillis, aga minu pere kolis juunis. See on nüüd mitu kuud? 6. Matemaatika ei ole Armastus. Ei ole minu armastus. Ei ole minu armastus. Pool aastat, 6 kuud. Te kolisite Eestisse aprillis. Ja siis hakkasite kohe õppima eesti keelt või mitte? Ma hakkasin kohe õppima eesti keelt internetist keeleklikk.ee. Keeleklikk.ee. Aga kursustele, eesti keele kursustele, millal te tulite? Juunis. Miks juunis? Minu pere kolis siin. Siia Ja me hakkasime õppima koos eesti keelt. Sellepärast see on väga tähtis. Ja, miks see on tähtis? Me hakkasime ja hakkame nüüd siin elama. Kas te tahate Eesti kodakondsust? Ja, me tahaksime. Miks te tahaksite kodakondsust? Eesti on väga mugav maa. Meile meeldib Eesti ja minu tütar tahaks kõrgharidus saada siin või Lääne-Euroopas ja seepärast me tahaksime Eesti kodakondsust. Jah, ei ole midagi, aga Sveta hakkas õppima ka siin keelekursustel. Ja, Sveta hakkas, aga nüüd ta õpib koolis, gümnaasiumis. Mitmendas klassis? 8. klassis. Ta õpib eragümnaasiumis. Ja kuidas tal läheb koolis, kuidas talle meeldib Eestis õppida? Talle väga meeldib õppida ja elada Eestis. Ta käib koolis rõõmuga. Rõõmuga. Kuidas talle meeldib eesti keel? Jah, ta laulab eesti laul.
Kas ta loeb raamatut ka eesti loeb keeles? raamatut ja Missugust? ainult koolist. Kooliõpikuid. Kooliõpikud ja Sipsik. Kas Sipsik on hea raamat? Jah, väga hea. Me loesime lugesime Taimaalis Taimaal. Tais. Me lugesime Tais Puhkuse ajal koos Sipsikut. ja Te käisite Taimaal puhkamas. jah. Kas te rääkisite Tais ka eesti keeles? Me üritasime. Aga kui me nägime palju estlaseid, me stesняться stali. Hakkasime häbenema. Ja hakkasime häbenema. Miks? Sellepärast meie eesti keel on nii hästi, mitte hästi praegu. Veel ei ole nii hea. Ei oska veel nii palju. Ja. Aga millal teie esimest korda Eestisse tulite? Esimest korda ma tulin juunis, septembris 2013 aastal ma tulin külla ja ma sain suurepärase elamuse Tallinnast, Eestist. Mis teile meeldis? Kõik. Vanalinn, viisakus, inimese viisakus, rahulikus, liiklus, söögi ja loodus. Loodus on hea. Kuidas toit maitseb? Kas toit on halb? Ja, как это сравнить? Võrreldes Moskvas ja Tallinnat. Moskvat ja Tallinnat. Siin on väga maitsev toit. Aga kuidas teile meeldib see ID-kaart ja digitaalne e-riik? Mulle väga meeldib. Meile väga meeldib. E-riik väga mugav. See on преимущество. Näiteks, mis on mugav? Mis on mugav? Istud kodus. Ma võin autot osta. Kindlustust teha. Minu arvates juhtima. Upravljat счетами. Arveid maksta. Tellima, pileteid tellida. Ja kõik. Kas Venemaal ei saa? Ei saa. Miks ei saa? Seal ei ole e-riiki. Kas te olete ka bussiga sõitnud Tallinnas? Jah. Te saate tasuta sõita. Tasuta. Kas te sõidate bussiga või sõidate autoga? Mõnikord me sõidame bussiga. Sveta, minu tutar, sõidab bussiga iga päev.
meie naine. Minu naine. Minu naine sõidab bussiga iga päev. Tasuda. See on hea, see on mugav. Väga hea, mugav. Aga rääkige oma tööst, et võrrelge oma tööd siin ja Moskvas hambaarstina. Jaa. Kas see on samasugune või on? Ei, väga erinev. Väga erinev. Sellepärast ma ütlesin eelmisel kord, inimene on viisakas ja inimene, minu patsientid on rahulikud ja minu töökaaslased on viisakad ja rahulikud ja väga professionaalsed ja see on mugav. Aga Moskvas? Moskvas närvid, väga palju närve, väga palju ja liiklus on hirmus. Mitu tundi te sõidate tööle Moskvas? Ma sõitsin tööle umbes 1,5 või 2 tundi. Ja koju? Ja koju ka samamoodi. See on hirmus. Aga kas palgavahe on suur? See on raske võrrelda. Moskvas erinev kallim ja minu arvates väga tähtis on mugavus, elumugavus. Aga siin on väga hea palk. On. Te olete rahul? Jah. See on kõige tähtsam. Jah. Aitäh.